2021. aastal ei ole saanud ükski kergliikuriga sõitnud juht kiiruse eest trahvi. 2021 aasta hooaeg hakkab vaikselt läbi saama ning pole paremat aega teha tagasivaadet eelmisele aastale ehk küsida politsei käest, kuidas läks elektriliste kergliikuritega liikluses tegelikkuses. Kas juhtus õnnetusi, kas ei juhtunud ja mida arvavad politseinikud ise tõukeratastest, kes seda igapäevaselt oma töös ka kasutavad? Kõige rohkem, mis silma jääb, rikkumised elektritõukeratastega on siis kahekesi sõitmised, ehk siis lisaks juhile on seal kas 2, vahest ka 3 inimest korraga peal, fooritule rikkumised ja massiline, millele inimesed ise tähelepanu ei pööra, on siis see, et jalakäijate vahel nad ikkagi sõidavad liiga kiiresti. Kui inimesed sõidavad kahekesi elektritõukerattaga, patrull näeb neid, võimalused peatab kinni, viib läbi vestluse, selgitab ja vajadusel, kui leiab, et on vaja, siis ka saab teha hoiatustrahvi 20 eurot. Eraldi statistikat me ei ole teinud, kas nii-öelda rikkumisi panevad toime rohkem renditõukerattaga sõitjad või siis Ilmselgelt, kui Tallinnas on neid renditõukerattaid rohkem, siis nad ka jäävad rohkem silma ja võib jääda mulje, et neid on rohkem, aga eraldi statistikat hetkel selle kohta ei ole. Käesoleval aastal ei ole viidud ühtegi elektritõukeratast siis ekspertiisi, kuna sellist rikkumist, mis seda eeldaks, ei ole siis toime pandud. Et mõned elektritõukerattad on küll bukseeritud nii-öelda varakaitseks politseijaoskonda, aga see on ka kõik. Sellest aastast politsei siis järjest rohkem on kasutanud elektritõukerattaid oma töös. Erinevates jaaskondades on nad nüüd olemas siis vähemalt paari kaupa. Kõik kasutajad, kes on saanud seda elektritõukeratast proovida, on väga positiivselt meelestatud. Et lisaks sellele, et sa oled nii-öelda värskes õhus, ei istu umbses autos, oled sa palju liikuvam, inimestele lähemal, võimalus nii-öelda jalakäijate seas kiiremini reageerida ja rääkimata positiivsest tagasisidest, mis tuleb siis muudelt liiklejatelt või politsei suunas. Võib julgelt öelda, et elektrisõidukid on tulnud, et jääda ja ma usun, et kaugel ei ole ka ajad, kus politsei kasutab järjest rohkem elektrilisi sõidukeid, võib-olla isegi seda sama üksratast. Et eks näis, mis tulevik meile toob.